Peale lõunat. Head volinikud, kantselei liikmed, vallarahvas ja külalised, vaatajad. Et alustame siis Lääneranna vallavolikogu istungiga. Ja kõigepealt küsin, et kas kellelgi on kirjalikke arupärimisi või küsimusi anda? Ei ole kellelgi. Ja palun siis kõigil registreeruda ka, et kohalolekul allkirja anda. Nii, aga alustame siis koosoleku päevakorraga, et päevakord on volinikele saadetud ja üles pandud, et meil on siis 2 detailplaneeringu punkti, siis on vallavalitsuse liikmete arvu ja koosseisu punktid ja siis on meil väga tähtis küsimus valla eelarve esimene lugemine on täna plaanis. Kas kellelgi on ettepanekuid päevakorra osas? Minul on ettepanek see punkt number 2 ehk detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Audru jõe ülemjooksu taastamistööd. Esialgse plaani järgi oli see välja võtta, et arutame järgmisel volikogul, aga täna hommikul tegime kiire koos olemise ja jätame punkti sisse lihtsalt, et ei algata, vaid teeme tutvustamise, esimese lugemise ja siis lükkame otsustamise järgmisesse volikogus. Et vahepeal siis aga eks ma tutvustan seda siis, kui juba see punkt on. Me peame hääletama seda punkti. Et me hääletame päevakorda kohe. No jaa, kui ma mõtlen, ta on päevakorras, kui sa ettepanekut teed, siis ta jääb siia. Teed ettepaneku välja, no siis päevakorda oleks võid olla. no jaa, kui ta päevakorda jääb, siis me ei saa ju see, mis sa praegu räägid, et me lükkame edasi selle hääletuse. Ettepanek oli täiendada päevakorda, et see punkt 2, et see on esimene lugemine. Jaa, Hardi. Mul on ettepanek välja võtta. Selge, aga praegu on... Eile kokkulepe oli teine komisjonis. Esialgne kokkulepe oli teine, nõus. Jah, midagi ei ole uusi muutnud. Selge, siis aga siis hääletame mõlemad ettepanekud läbi. Muuti see komisjoni otsust või? Sisuliselt praegu... Ei muutu. Mis sa siis tegid praegu? Räägime korda mööda, ütleme, Las ta vastab siis korda mööda. Ettepanek on hääletada, et kas päevakorras muuta seda punkti number 2, et palun andke käega märku, kes on selle poolt, et see on esimene lugemine. Vähemalt saab teada, komisjon teab, aga me ei tea midagi. Andke see teada, mis teil teada on ja siis järgmine kogu. Nii, andke palun käega märku, kes on vastu. Nüüd saab öelda, et EKRE on ujutamise poolt. Pärast räägi. Ei räägi. Räägi küll, punkte hääletada rääkida. Ja andke palun käega märku, kes on selle poolt, et see päevakorrapunkt välja jätta üldse. 1, 2, 3, 4. Ja kes on selle päevakorra väljavõtmise vastu, andke käega märku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja kes on erapooletud? 2. Aitäh, et siis praegu on päevakorra projekt täiendatud ja palun siis andke käega märku. Mul on üks veel, et lisada sinna üks punkt veel jooksvad küsimused punktiks 7, et seda ei ole nagu... Kas me just hääletasime päevakorra ära? Ei. Aga paneme selle projekti ja hääletame kogu päevakorra vastuvõtmisel. Et jooksvad küsimused oleks punkt veel juures. See võiks igal pool olla seal lõpuks. Käega keegi võtta. Jooksvad küsimused ja selline päevakorra projekt on meil nüüd. Ja palun andke käega märku, kes on poolt sellise päevakorra vastuvõtmise poolt. Lõike päevakorda ka. Jah, palun vaadake päevakorda.
andke käega märku, kes on päevakorra poolt. ei ole. on loen need häälid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. aitäh, kes on selle päevakorra vastuvõtmise vastu? 1, 2, 3. Ja kes on erapooletud? Aitäh. ei pane poole. Nii, päevakorra saime vastu võetud. Suur tänu teile. Ja esimene päevakorrapunkt on meil siis Varbla detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ja ettekandjaks palun Margus Källe. Tere siis ka minu poolt, austatud liikmed, teie ees on siis Rannakülas asuva pika nimega detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise ettepaneku juurde lisatud skeem. Nüüd selgituseks sinna juurde, sest tegemist on 2008 aastal kehtestatud detailplaneeringuga, mis asub siis, mis tee ametlik nimi on, ütleme siis Varbla sadama tee ääres. Ja seal on mõniteist paarkümmend krunti, elamukrunti ja siis 3 krundi omanik, kus on see villakas viirutatud joon, tema siis soovib selles osas detailplaneering kehtetuks tunnistada eesmärgiga siis selle 3 krundi asemel, mis lubaks ehitada 3 elamut, ehitada siis sinna 3 peale kokku 1 elamut, siis 3 asemel 1. Ja sellises mahus detailplaneeringut ei saa projekteerimistingimustega muuta, see on natuke liiga suur muudatus, põhilahenduse muudatus. Ehk siis saab rakendada seda varianti, et tunnistab detail osaliselt kehtetuks, mille järgi siis saaks kruntide omanik tulla küsima projekteerimistingimusi oma elamu ehitamiseks. Nüüd see planeeringuala on nüüd see suur, eks ole, mis on see villajoon. Ja siis kõik muu osa jääb sellest planeeringust kehtima endist viisi ja oluline osa on ka veel see, et siin tee ääres ja siin selle Matu maatüki ääres olevad servituutide juurdepääsutee, samuti ka veetoru alune maaosas, mis siit on nüüd veel ehitatud, selles osas samuti jääks detailplaneering edasi kehtima, ehk siis põhilahendus selle osas mitte muuta ja muus osas saaks detailplaneering endisel viisil edasi toimida ja selle järgi saaks anda ehitusluba siin. Mul üks küsimus. Avalik tee tuleks planeeringu alast välja joonistada. Sa mõtled seda rohkem? Ei, üldse tee pikkus. No ei sega ka, et on tolleaegne... Joonis võis õige olla, see on ju vana avalik. Jah, avalik tee küll, aga see planeeringu ala näitab ära selle ala, mille koha peal on see planeeringut tehtud ja ta ei muuda seda juba avalikuks teeks olemisele. Ei, seda küll, aga ta on selge pilt, see ei kuulu selle kinnistus. Kinnistus peab välja planeeringust peab see on see Varbla vallavolikogu osa. Ma arvan, see tee väljalõikamine ei anna siin... Ei anna, vaid täpselt joonistada. Et praegu see kehtestatud, tolle omaaegse volikogu otsusega kehtestamise piir on umbes selline, et siit hoiame siis nagu seda Matu ja Esmatu kinnistut koos, siin on veetoru all. Ja siit on selgelt siia juurde, aga see omaniku tee. Palju kaitsetsoon on avaliku teed? 4? Avaliku tee kaitsevöönd on, see tuleb seadusest. Minu meelest oli E4-s 6 meetrit. Ei, see on seadus kaitsevöönd, ütleb vist lausa see riigimaantee oma 30 meetrit. Aga seda on võimalik ju, kaitsevöönd ei ole keeruala. Seda küll, aga sinna ei saa paigutada konkuratsioone. Saad ikka paigutada. Peab kooskõlastama. Tee omanikuga või selle ära kooskõlastama. Sest teil oli planeeringu selles mõttes kehtestatud ja need kommunikatsioonid on sinna ära pandud. Aitäh. Ja olen siis menetlenud komisjoni seisukohta. Keskkonna- ja maaelukomisjoni. Keskkonna- ja maaelukomisjonis sai seda eile õhtul arutatud ja väga kiire punkt oli lubada see detailplaneeringu
muutmine ja aidata inimesel siis teha omale maja. Et ja edastada siis see komisjon või volikogule vastuvõtmiseks jaatavalt. Aitäh. Kas keegi tahab veel midagi küsida ettekandja käest? Siis võime hääletada, et palun andke käega märku, kui te olete selle otsuse poolt, et see osaliselt kehtetuks tunnistada see senine detailplaneering. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Suur tänu, kõik olid poolt, et keegi ei olnud vastu ega erapooletu. Ja lähme siis päevakorras teise päevakorrapunkti juurde, kus on järgmine detailplaneering ja kuna selle üks arendaja on Eestimaa Looduse Fond, siis minul on siin huvide konflikt, ma jätan selle punkti juhtida Meelis Malgale ja lähen ise ruumist välja. Kas peab välja minema hääletada siis, et välja vast ei pea? No me täna ei otsusta midagi. Täna on ju lugemine, nii et selles suhtes ei ole ju otsustamist ju ei ole. See on ainult otsustamist. Infot. Te vaate kohal ise. Teeme nii, et ma just ei mõjuta teid. See teema oli jah ülemal eile komisjonis ka ja tõesti Hardil õigus, et see otsus oli teine, et võtame punkti välja, jätame järgmisesse volikogusse. Aga et asja natukene kiirendada, siis tõesti kriisikomisjoniga saime kokku täna siin volikogu esimees, vallavanem ja mina. Et jätame esimeseks lugemiseks, anname informatsiooni. Margus annab selle põhi alla ja siis kaasame ka eksperte, ehk siis võtame selle detailplaneeringu algataja ja siis need huvitatud isikud laua taha, komisjoni laua taha, et siis on meil omal ka pilt selgem ja saab siis järgmine kord juba volikogule täpsemat informatsiooni anda, mis ja kus. Aga Margus Källe, tegemist on siis valla idapiiril vastu valda oleva kohaga, sealt ülevalt serva pealt paistab Lavassaare järv, mis keset seda raba ja Lavassaare looduskaitseala. Nüüd see lilla rant, see pikk ristpülik on siis detailplaneeringu ala. Ehk siis sealt vahet tuleb, sealt voolab läbi Audru jõgi, mis algab Lavassaare järvest. Siis idapoolne see lagedam ala, mis on Polakatooni, see on siis Tootsi turbaväljad. Ja vasakule poole jääb siis metsaala ja rabaala, mis on siis looduskaitseala. Nüüd siis detailplaneeringu algatamise taotluse esitasid Riigimetsa Majandamise Keskus ja Eestimaa Looduse Fond koos. Kuna kõik see väli, mis sealt nüüd selle kaardi pealt paistab, on tegelikult riigimaa, see on kõik riigimetsamaa ja looduskaitseala. Nii, nüüd seda programmi, mille alusel ja mis nad ette võtavad, seda mida lähemalt kommenteerima ei hakka, las seda teevad asjaosalised ise. Ja mis täpsemad eesmärgid on, kui nii palju kui algatamise taotluse dokumentidest ja sinna kaasa pandud keskkonnamõjude eelhinnangus, mille koostanud osanik Lemma Piret Toompere isikus. Siis keskkonnamõjude eelhinnang ütleb, et kui olulist keskkonnamõju see ettevõtmine kaasa tuua ei tohiks ja keskkonnamõju hindamist algatada ei oleks vajalik. Seda kogu see dokumentatsioon, sama eelhinnang, algatamise taotlus, kas sama skeel käis ka siis asjaomastest riigikasutusest saamiseks ja oluline ütleja on seal Keskkonnaamet. Ja nemad leidsid ka, et sellest eelmõju hinnang on piisav ja uut suuremat keskkonnamõju hindamist ei ole nagu vaja. Kuid ma rõhutan siin ühe lause üle, mida kirjutatakse alati nende eelhinnangute lõppu, nende koostajate poolt, ühelt küljelt omaenda taha kaitseks, aga teisest küljest ka
juhitakse tähelepanu, et keskkonnamõjude hindamise algatamine on siiski kohaliku omavalitsuse otsus. Mõju põlemist teda siis teha. See ongi. Nii, selle lause nad kirjutavad alati sinna. Küsi lumi käest mõju. Nüüd, mis nüüd on nagu asja eesmärk, et minu jaoks on koht võõras, mina ei ole seal metsas ja ravas käinud ja ma ei oska selle pärast ma ei oska minnagi sinna. Ma ei oska minna. Sinna ei saa sama lihtsalt. Aga eesmärgiks nagu tõsta siis selle Lavassaare järve taset umbes 1 meeter nagu ajavahemiku jooksul. Ja seda saab teha ainult minu arusaamist mööda ühel viisil, kui ehitada miskisugune pai Saudru jõe ülemjooksule. Ja nad on algatajad ise ka eeltööd teinud ja leidnud, et tammi ehitamine sinna ei ole nagu kõige targem ja mõistlik tegevus just kalade liikumist seisukohalt. Ja siis on tammi asemele välja pakutud kalapääs, ehk siis nagu ehitatakse kunstlik kost nagu minu arusaamist mööda, kus siis kalad saaksid üles ja ühtepidi ja teisipidi ujuda. Jah, kuna ei ole insener, siis ma ei hakka selle lahenduse kohta ka midagi täpsemalt rohkem ütlema. Nüüd, miks see üldse detailplaneering meil siin on? Siis on see lihtsalt põhjusel, et tegemist on Audru jõega. Jõe kalda peal on olemas selline tore asi nagu kalda ehituskeeluvöönd ja kalda piiranguvöönd. Kalda ehituskeeluvööndisse tohib ehitada ainult üldplaneeringut muutva detailplaneeringu alusel. Ja siis siit ka siis see, kuna see paisuvusjärvad ja asjad ulatuvad kalaste peale, siis on tegemist üldplaneeringut muutuva tegevusega, ehitamisega kalda ehituskeeluvööndisse, sellest tulenevalt ka siis sellise päris karmi menetlusega planeeringu varianti. Aga kust see tuleb, miks seda vaja torkida üldse on, kui mõju ei ole ja see kikepärasid on see teadmine läks uksest välja. Ja see nüüd ka siis, kui on tegemist üldplaneeringut muudetud detailplaneeringuga, sõltuvalt sellest, mida selle üldplaneeringu muudetakse, siis peab selle juurde olema tehtud keskkonnamõjude hinnang ja küsima asjaomaste asutuste käest selle asja kohta seisukohta. Sellest ongi see. Kes see taotleb Keskkonnaametile? ELF ja RMK on need taotlejad. Keskkonnaamet on selle ala valitseja, kuna see on see Lavassaare looduskaitseala. Ja mis sellest paremaks muutub? Miks seda tehakse? Kas Meelis juhib koostööd ka? Mina seda aru tahetakse tõsta järve taset 1 meeter. Aga kui kaugele see mõjutab, see ongi nüüd see küsimus. Jutt on vist 20 sentimeetrist, kui ta 16,3. Pigem aja peale meetri peale. Hiller, et selle, jah, kuni meeter on seal dokumendis välja toodud, kuna eile oli teadmine, et see asi täna arutusele ei tule ja meil on aeg sellega sügavamalt kurssi viia ennast, siis minul on küsimus Margus sellel teemal, et kuna meie volikogu peab selle vastu võtma ja tegelema pärast nende mõjudega, mis ei paista seal, siis kas meil on õigus seista oma elanike eest niimoodi, et nii Eestimaa Loodusfond kui RMK kirjutada alla sellisele kokkuleppele, et nad kindlustavad selle tegevuse edasiste kahjude vältimiseks. Lihtne näide, kui RMK tuleb tagant ära, läheb mingil põhjus pankrotti ja 5 aasta pärast on Lumileino kodu üle ujutatud. Kes maksab? Vald. Ja nii ongi, vald maksab, sest vald kehtestas selle otsuse. Et minul oleks ettepanek sellel teemal, me peaks läbi mõtlema, kui seda teha tahetakse, ikkagi ma tunnen, et see surve on ikka väga suureks läinud praegu seisuga, et me kindlustaks oma tagalat, selleks on olemas kindlustusseltsid, kes seda teevad ja mina isegi teeks ettepaneku, et vastaks, et sellele peaks alla kirjutama juhatuse liikmed ja ei oleks juhatuse liikme isiklik vastutus. Et seda ei ole, kui me ei tee keskkonnamõjude hindamist. Kui on keskkonnamõjude hindamine, siis on teine teema. Mul kaks küsimus. Kas seal ümberringi on tehtud nagu geoalus? Planeeringu nõuiste jaoks, aga nüüd on vastuseks Ahdile, et detailide planeeringute puhul on ka üks asi, mis tuleb vajadusel kindla leevendusmeetmed ja on ka sellised asjad, kui on elluviimislepingud ja detailplaneeringu koostamise lepingud, siis on üks standardne lause, mis sinna pannakse, et igasugust avalike teede, võrkude ja nii edasi ja kahjude kande väljaehitamine on arendaja vastutuse ülesanne. Ja siin on selles mõttes sarnane olukord. Ja, aga RMK on suurfirma, riik on taga, aga ELF, kes on selle ka üks algatajatest, see on ju kaasvastutus
ja ELF on üks MTÜ ja me kõik teame, kuidas on võimalik äriühingutest loobuda Eesti riigis. Detailplaneeringu koostamise või sellega, nagu see on lepingut detailplaneeringut tegemise valla ja arendava tehakse, siis sinna lepingusse tuleb panna täpselt samad punktid sisse, mis peab tavalisse lepingusse, et juhul kui planeeringuga midagi juhtub, siis see on nii-öelda arendaja probleem. Me võime seda muidugi selles mõttes võimendada, et oma rahvast kaitsta, sest see teema tuligi üles sellepärast, et kui see meeter maad kõrgemaks tõsta, siis võivad põllumehed hakata kahju kannatama ja põllud võivad, mis on kuivendustega. Ja on veel variant, et algatatakse ka keskkonnamõju hindamine. Jah, aga sellepärast oligi see esimene lugemine täna, et saaks arutada ja siis spetsialistid kohale nõus. Keerualus näitab ju ujutavad alad ära, kui veed hakkab tõusta. No see on oluline osa, mida selle planeeringu tegemisel tuleb siis teha, analüüsida ja ka tegelikult ka kõigil arusaadav kaasid juurde panna. Et siit võib olla ka see, et tänase istungi põhjal veel täiendada ja kirjutada paksemaks neid lähteseisukohti. Ma korra lihtsalt Hardi mõtte eest, sa ütlesid väga õigesti, et me kõik teame, kuidas saab MTÜ-st või OÜ-st välja astuda. Täpselt samamoodi saab minna välja kuulutada eraisiku pankroti. Minu arust on seaduses ka kirjas, et MTÜ juhatuse liige vastutabki isikliku varaga. Et see ei päästa, kui põllud on üle ujutatud või kellegi kodu upub, siis on see vastutaja püüdmine, nagu tuule püüdmine. Et pigem nagu see leping võib olla milline tahes, aga kust võtta pole, seda võtta pole nagu. Et ma ei usu, et see nagu väga palju kindlust annab nagu sellele maaomanikule. Ümberkaudsed on Tootsi turvas, kes on kasutatud. Tavaliselt sellised protsessid ilma kohtute ei lõpe. Sa võid selle panna, mida tahad. Jah, just. Ja vastutajad ikka pole. Minul pole andmed, et see Audru jõgi oleks tehisasi sinna jälle tekkinud. Ei ole. Siis minul esimene küsimus tekib, aga miks me tahame asja eest tagant loodusele vahel segada, mis on aastatuhandetega niiviisi läinud ja tekkinud? Ma nüüd vaatasin kaarti või pärast topokaart aastast 1960 10 000-le, siis Laassare järv ongi olnud laiem, kui ta on praeguse kaardi peal on, aga mitte palju. Et kas siis nüüd ongi, tahetakse nüüd saavutada seda veetaset, mis siis ütleme 50 või 60 aastat tagasi oli, aga see oli see olukord, kui ei olnud vist ilmselt neid maaparandusi seda. Ei no siis on turvakaevandus ka. No samas ma võin näida tuua Nedremäe järv, kus ma lapsepõlvest käisin ka paadiga sõitmas, nüüd pole seal ei saa paadiga ka sõitmas. Ümberringi on soo ja see ju kasvab. Ja need järved ju lähevadki väiksemaks. Nedremäe järve nüüd tõstetakse selle viimase tegevusega, mis seal... No, oleks, aga mina olen seal paadiga sõitmas käinud. Andres, ma kohe vastan sulle, eks ta tundus mullegi esimese asjana see värske soostamise teema, mis on Kikepäras üleval ja üle Eesti igal pool mujal on ju. Et eeldatavasti ma tausta päriselt hästi ei tea, on seal taga Euroopa Liidu lahad, mis liiguvad siis just selles samas suunas. Nii et see võib olla see põhjus. Tegelikult. Poolele vastasid juba ära. Selle Euroopa Liidu rahad on nende asjade taga ja seetõttu ka see mõjude hindamine arvatavasti saab ikkagi sellise vastuse, mis sobib rohkem Keskkonnaametile ja mitte ei arvestada kohalike huvi. Et kas see, me oleme näinud hästi palju neid, kus pärast öeldakse, et no jah, me ei arvestanud sellega, aga nad ei vastuta ju ka ju selle keskkonnamõju hindamise tulemuse eest. No siin me tulemegi Hardi selle ettepaneku juurde, et tegelikult kohalikku rahvast kaitstes me peaksime panema punktid sisse. Aga ma ütlesin Pärnu maa, sa kaitsid Pärnu maalasi praegu või? Ma sain täna väidikuga kokku, nii et see on... Jää hakkab sulama. Tegelikult see süsteem on kaitsnud teistes kohtades kohalike elanike huve, eriti see kindlustuslepingu. Aitäh hea ettepaneku. See peab olema Keskkonnametiga. Aga keegi asjapult võiks ka rääkida, kes tegi seda. Palusingi sõna, et volikogu liikmete küsimused kõik arusaadavad komisjonist ka, et me praegu natuke kompamegi sellelt, mida infot on puudu, et see ettepanek ongi, vallavalitsus aitab seda siis korraldada, et teha kohtumine eksperdiga,
ei oleks ainult maaelukomisjon, vaid ka teised juurde kutsutud ja saame enne järgmist arutelu targemaks, et see ettepanek on, et mis ka täna läbi on käinud, et kuidas kindlustada meie inimestel see, kuidas see veetase tõuseb, ei tõuse, mis seal need taustad on, et võimalikult palju seda avada, siis on teil ka rohkem infot, mille pealt otsustada, et see on see ettepanek. Tarvi, aga samamoodi võib tulla see Elfi ja selle esindaja ju volikogule rääkima. Läheks nagu kahes etapis, et juba eelinfol olemaks ja teiseks võiks ka ju volikokku tulla. Et see eelinfo saada kiiremini kätte. Ära kuulata võib ikka. Vesi läheb ikka juhtuma. Võt, selline eelinfo, mis on ja öösel ma ei muutnud otsust, täpsustasime. Et otsus tegelikult põhimõtteliselt oleks sama lükata edasi. Jah, rohkem aega ettevalmistada. Oleks olnud konkreetselt. Kursi ennast sellega viia, jah? Aga et ei oleks üllatusena, siis sai ta esimesele lugemisele pandud. Ma jään endiselt arvamus juurde, et hakkas soostumist poolda. Jah. Aga on veel küsimusi? Minul esitati täna üks küsimus, miks peaks seal üldse olema mingisugune kalapais või mis iganes asi, et aug oskab ilma paisutagi edasi-tagasi ujuda, aga seda me saamegi teada siis, kui on eksperdid seda rääkimas meil. Aga ma panen hääletusele selle sama punkti, et kas lükata järgmisele volikogu istungile see ja täiendada või noh, ütleme siis. Ikka paneme hääletamisele. Seisukohta ja tuleb siis, kui tuleb. Ei, me ikka peame hääletama, muidu ei lähe. Ärme hääletame, ei lähe kuskile. No ja kui me nüüd hääletame poolt, siis ei lähe. Läheb ikka, ta on esitatud ja vastu. Teeme hääletuse, et lükkame teisele lugemisele selle ja kogume informatsiooni veel juurde. Et kes on nõus sellega, et sama detailplaneeringu algatamine ja strateegilise mõju hindamise algatamata jätmine viia teisele lugemisele järgmises volikogus. Ma loodan, et jõuab. Te tahate täna ikka vastu võtta? Ma ei ütle midagi. Selles mõttes, et see oleks võinud lõppeda siin ja mitte rohkem tegeleda sellega. Kes on vastu? 1, 2. Ja kes on erapooled? Ma saan olla erapooled. Nii, aitäh, et ei ole lihtne teema, aga loodame sellest kiiresti läbi ammustada ja läbi minna. Ja Silvia jätkab. Nii, aitäh Meelis. Sa ei taha teada. Nii, lähme päevakorraga edasi. Meil on päevakorras nüüd Lääneranna vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine, et me siis tuletuseks, et eelmisel korral muutsime põhimäärust, et volikogu pädevuses on Lääneranna vallavalitsuse liikmete arvu struktuuri kinnitamine ja nüüd on siis ettepanek, et see kinnitada sellisel kujul, et meil on vallavalitsuses vallavanem, on palgaline vallavalitsuse liige, kelle ametinimetus on abivallavanem ja siis oleks kolmas vallavalitsuse liige. Kas on jah, küsimusi palun, Janar? Siin on natukene nagu selles mõttes keeruliselt, et kui me nüüd kinnitame nagu, et vallavalitsus on 3-liikmeline, siis on nagu sellega lihtne nagu nõus olla. Aga kui me juba kirjeldame ära, milline see 3. liige täpselt olema peab, eks ju, et kas seda on nagu vaja siin nii detailselt kirjeldada, et ta peab olema ametinimetus abivallavanem, kas abivallavanema koht meil struktuuris üldse on? Struktuur on seotud jälle eelarvega. Jah, et abivallavanem, sellepärast me jätkutegevusena ongi, et eks ta oleks mõistlik olnud eelmises
eelmises volikogus ära teha, aga põhimäärus seda ei võimaldanud, et need muudatused tegime. Ka tulevikus ükskõik, kes siis vallavalitsust moodustab, on võimalus määrata ka abivallavanem, kelle volitused kehtivad seni, kuni volikogus hääled on olemas. See ei pea määrama ettevõtlus või muid valdkondi juurde, see ongi tegelikult rohkem infot ja selgust, et mis valdkondadega tegeletakse. Et näiteid Lääne-Nigulas on piirkonnapõhilised abivallavanemad pluss üks teemapõhine ja neid leiab omavalitsustes veel. Pigem on erand see, kus abivallavanem või abilinnapea kohta ei ole. Et see on selgus huvides ja info nii volikogu liikmetele kui vallaelanikele, aga kohustust loomulikult ei juurde päeva. Nii, paneme siis, teeme siis selle otsuse ära, et palun andke käega märku, kes on nõus kinnitama sellisel kujul Lääneranna vallavalitsuse liikmete arvu, et on 3 liiget ja selline struktuur. Palun andke käega märku, kes on poolt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aitäh, keegi ei olnud vastu ega erapooletu. Siis liigume selle sama teemaga edasi, et Lääneranna vallavalitsuse koosseisu jah, peame nüüd kinnitama, et kuna me selle struktuuri kinnitasime ära, siis meil on vaja kinnitada, et kes need inimesed on. Kas siin pean mina lahkuma? Jah, et selles ja järgmises punktis jah, Triin Raave, palun lahkuda ruumist, et siis on huvide konflikt välditud. Nii. Kellega sa neist oma pidas oled? Vilja. Et mul siit selles mõttes küsimus, ma ei ole nii hästi kursis muidugi selle korruptsiooni teemaga ka, aga et kas vabaabielu läheb ka arvesse? Kas Viljar peaks olema ka see mees, kes... Minu tõlgendus on, mida alati siin on teine küsimus. Jah, võib tõlgendada teisele, et tegelikult ei oleks pidanud ei pea välja minema. Punktis ka Triin Raave välja minema, küll töötasu määramisel oleks pidanud. Et meie aruta kummagi inimese isiklikku asja. Selles mõttes, nad ei aitab, kui nad ütlevad, ma ei osale hääletamisel. Ei, lihtsalt mõtlen, ma ei ole kursis. Tal ei ole kohustus siin, aga ta võib ta. Ja see on tõsi ka see, et eks ta on ju tunnetuslik, et võib ka olla teinekord väga lähedase sõbra määramine kuskil ametisse ja kui tunned, et oled seotud isik, siis pead välja minema. Et see on ikka inimese enda vastutus, ta ütleb, kas ta tunneb, et on huvide konflikt või ei ole. Nüüd on Rimpo nii palju keedistanud, et ma... siis paneme protokolli, et Viljar ka ei olnud selle otsuse juures. Varsti ei julge valla lähedale ka tulla tagasi arvama, kui see jõuame. Kodus saab peksa, miks see seikaks. Nii, aga palun andke siis käega märku, kes on nõus, et vallavalitsuse koosseis sellised inimesed kinnitada. Küsimus ei käi, ikkagi see ei käi ju määramisena, ikkagi on ju valimised, mis on nimetatakse, et meil oleks küsimusi ka, kui tohib. Inimestele? Loomulikult. No, jah. See ei ole valimis, see on otsustamine. See on otsustamine, aga meil oleks lihtsam otsustada, kui me oleme rohkem kursis asjadega ja meil on küsimus abivallavanemale. Henrik Raavele. Et teades teie varasemat töö ajalugu nii meie vallas kui ka kuulsuse järgi ka mujal Eestis, päris kuulsus. Kui tihedalt te olete tihedalt vahetanud erinevaid ameteid ja päris tihti ning kui hüplikult erinevate projektide tegemiste vahel liikunud, siis soovime teada, kuidas tagate kindlustunde täna vallavolikogule, volinikele, vallaelanikule, et plaanite seekord antud ametikohal püsida ja panustada pikemaajaliselt. Et volikogu ei peaks 6 kuu pärast kinnitama uut vallavalitsuse liiget teie positsioonile, sest väljakutse põnevus on teie jaoks vaibunud. Aitäh küsimuse eest. Olen istunud selle laua taga ka siin koos teiega natuke rohkem kuu aega tagasi, saanud valija mandaadi, tulnud volikogust. Lisaks on ju pere selles vallas.
abikaasa, lapsed. ja lapsed käivad oma koolitee lõpuni selles koolis, kus nad praegu parasjagu käivad, ehk et me oleme selle vallaga seotud ja ei plaani siin mitte kuhugi mujale kolida. Mul on vastutus justkui valija ees. Volikogust edasi liikuda vallavalitsusse on selles mõttes loogiline samm ja ma ütleks nii, et ma ei piirduks mitte ainult 4 aastaga, vaid võtaks eesmärgiks 6 aastat. Aitäh. Küsida elu piisavalt paremaks tegema. Millised on siis abivallavanema Hendrik Raabe töökohustused, et millal tööjuhendit saab? See ongi järgmine päevakorrapunkt. Veel on küsimusi? Me võtame praegu selle... On küll, et üle-eelmisel volikogul jäi küsimustele kirjalikult vastamata. Ahah, mis küsimused olid? Mis küsimused olid, tuletate meelde? Otsin arvutust üles, kui ma peast ei mäleta. Aga mul vastuskirja ei olnud. Aga kui on kas on kirjalikult esitatud? Jah, et küsimused tuleb kirjalikult esitada, siis... Kiri ei saatnud. Siis saab ka vastata. Vastata oleks võiti. Aga palun siis saatke käega märku, kes on nõus, et kinnitame vallavalitsuse koosseisu Tarvi Sits, Hendrik Raave ja Eda Männile. Kes on poolt, palun andke käega. 1, 2, Miks Eda käest keegi küsin midagi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kes on otsuse vastu? 1, 2, 3, 4. Kes on erapooletud? Ei ole küll. Aitäh. Kinnitasime koosseisu, Villeri võib nüüd siis kutsuda, aga Katriin Raame las jääda veel välja, sest meil on järgmine päevakorrapunkt ongi siis abivallavanema töötasu ja tööülesannete määramine. Ja palun siis Tarvi Sitsi ette kanda plaanid. Aitäh. Abivallavanemal, mõnes teises omavalitsuses abi linna peal, mis ametinimetust kannab, otseselt ametijuhendit ei ole, vaid on vastutusvaldkonnad. Abivallavanem Hendrik Raave praegult hakkab vastutama turismi, ettevõtluse edendamise ja ka kultuurisündmused on meie vallas väga tihedalt seotud turismiga, et see on ka see valdkond, kus ta vastutab. Töötasu aluseks on võetud vallas välja kujunenud töötasu siis osakonna juhtidel ja võrreldud ka teiste omavalitsustega. Toon lihtsalt tälle võrdluse, ikka tasub naabritega võrreldud. Lääne-Nigulas on küll abivallavanema palk väiksem, aga neid on 3 tükki, ehk siis, et meil üks inimene peabki rohkem tegema, kui me 3 ootaksime. Ja ülejäänud hüvitised lähtuvad sellest, mis on vallamajas töötajatele kehtestatud. Et erandeid tehtud ei ole, võrdne kohtlemine ühte teistpidi. Et sarnased lepingud on vallamajas teistel töötajatel ka. Nii, küsimusi jah? Ja palun Andres. Selles mõttes, et siin peaks äkki olema kirjas see ka, et kui see on nii mõeldud, et vallavanem puudusel asetab vallavanemat, selles mõttes seda tuleb muidu iga kord eraldi. See on eraldi otsus. Seda me eelmine kord tegime eraldi otsuse, jah, et vallavanema asendamise otsus. No kui on juba abivallavanem, kes aitab üle tee, siis ta... Nii, aitäh ja Karmen. Ja ma tahaks küsida selle, et kuna varasemalt Hendrik Raabe on ju ka lisaks Edale ka vallavalitsuse liikmeks määratud, kuidas varasemalt see vallavalitsuse liikmete tasustamine toimus, arvestades, et ta ei olnud palgalise kohaga ametisse võetud, et kas tehti tasuta tööd või kuidas see käis? Ei olnud tasuta töö, käsunduslepingu alusel täitis neid tööülesandeid, mis tal loodud olid. Siinkohal ma küsiks, et minu teadmiste kohaselt vallavalitsuse liikmete tasu peab määrama ja otsustama volikogu ja seda Lääneranna vallavolikogu selles koosseisus teinud ei ole. Et mille asusel käsundusleping sõlmiti? Käsundusleping sõlmiti vallavalitsuse liige konkreetsete tööülesannetega lisaks oli vallavalitsuse liige. Okei, et see oli nii-öelda eraldiseisvalt sellest, et oli vallavalitsuse liige. Et kas siin vallavanem natukene eetilist konflikti ei näe, teades, et see tuli, vaid oleks sellel juhul võid ju ametlikult vallavalitsuse liikmele sellel hetkel ka töötasu ülesannete täitmiseks määrata, mitte seda teha sedasi
ümbernurga, mis ei tundu kõige eetilisem? Ei, ta ei olegi ümbernurga tehtud, et kõik küsimused on igati põhjendatud, tööülesanded olid käsunduslepinguga isegi täpsemalt fikseeritud, see, et on ka vallavalitsuse liige. Oluline on see, et minu soovitus volikogule nüüd ja tulevikus on see, et ei peaks kulutama 2-3 istungit selleks, et saaks vallavalitsus tööle asuda tavapärases korras, kus on ka abi vallavanema koht loodud, et võib nii või teisiti otsustada, see on alati volikogu pädevuses, kuid tollel hetkel, et vallavalitsuse tööga saaks sujuvalt üle võtta ja edasi liikuda, oli see lahendus, et vallavalitsuse liige, lisaks eraldi tööülesanded, kus fikseeriti käsunduslepingus, kus tasuga ja vastutus. Kui lubate ühe, ma tean, ma olen oma vist 2 küsimuse piirist üle, aga ma lihtsalt küsiks tuleviku vaates, et kuidas on, me teame, et te olete oma koalitsioonileppes ka välja öeldud, et vallavalitsus tuleb 5 liikmena, et vaadates seda palganumbrit, siis see on aastas päris korralik töökulu lisa kõigi hüvedega. Et kuidas on planeeritud siis nii-öelda täiendavalt teiste vallavalitsuse liikmete tasustamine, olenemata sellest, et kas nad on siis vallavalitsuses teenistujad või mitte, ja millised hüvitised, et kas nüüdseks on siis lõpuks arvutus tehtud, et millist koormat see valla eelarvel ikkagi hakkab pakkuma, kui vallavalitsus on 5 liikmeline. Et kas palganumber nii-öelda teenistuja kohta jääb see 3000 eurot või on teistel vähem? Tagant ettepoole tulles, et saame ka eelarvepunkti juures sellest lähemalt käsitleda, et vallavalitsuse koosseisus pigem on täitmata ametikohti on rohkem kui eelmisel aastal. Me ei täida 3 ametikohti praeguse seisuga hankespetsialist, projektijuht ja avalike suhete spetsialist ja osaliselt abivallavanem täidab ka avalike suhete ülesanded, mis on väga seotud ettevõtluse turismi edulumisega. Eelarveliselt, kui vallavalitsuse koosseis suureneb kas 4 või 5 liikmeliseks, siis ei ole planeeritud võtta abivallavanemat või võtta lisakohta koos lisatasuga, vaid pigem see tuleb vallamaja sees või vallateenistujate hulgast koos vastutusvaldkondadega. Lisaks täiendavad kulusid ei ole 2026. aastal planeeritud ja julgeks niimoodi ette lubada, et ka mitte järgnevatel aastatel, aga 2026 see kindlasti mitte. Et see on praegu üks abivallavanema koht, rohkem abivallavanema koht plaanis luua ei ole. Ma saan õigesti aru, et ei ole plaanis siis vallavalitsuse liikmetele täiendavat vallavalitsuse liikmetasu maksta. Aitäh. Nii, aitäh. Mul on üks küsimus, et siin on 30 senti kilomeeter, et teistel allasutustel on meil 20 senti kilomeeter sõidukompensatsiooni. Kas seda on siis plaanis nagu kõigil tõsta 30 sendini? See 20 senti on, ma arvan, juba 10 aastat. See on sarnane siis vallavanemal on ka 30 senti olnud ja abivallavanemale siis võtsin sama eeskuju. Seadus võimaldaks veel suuremat, aga praegu täiendavat koormust ei ole ja lõpuks on see täpselt nende vajalike sõitude ulatused, ebavajalike sõite selle korra sees ei tohi olla. Ei abivallavanem, vallavanem ega vallateenistused. Teistel, kas tõsta seda 0,20 peal kõrgemale, ongi vastavalt valla eelarve võimalustele, et praegult üle vaadates nii neid sõidukulusid, mis on kokku lepitud, siis tulebki vaadata vastavalt võimalustele. Seadus võimaldab juba eelmisest aastast maksta rohkem, hetkel valla eelarves on planeeritud vähem ja praegu ei ütle, kas tõstame või mitte. Abivallavanemal on sarnaselt vallavanemale sama number. Aga muidu asjakohane küsimus, et seda saab eelarve raames tegelikult ka ettepaneku. Ma just tahan ka sinna jõuda järgmise küsimusega, et me võtame jällegi endale selliseid kulusid peale, need on päris suure rahamahuga asjad. Eile oli meil komisjon ja väga teravalt Varbla inimesed tõid lauda transpordi küsimuse. Transpordi küsimuse lahendamine on ka väga suure kuluga küsimus, et täna ei ole prioriteet. Kas tõesti selle 6 aja jooksul oli siis mingisuguseid selliseid tööülesandeid, millega Silvia, sina või Tarvi, sina ei oleks saanud hakkama, et oli vaja selleks abi palgata. Et need on päris suure kuluga investeeringud, mida me praegu tegelikult ette võtame. Me jätame kõrvale selle, nagu ma ütlesin ka eelmine kord, meil on vallas väga palju inimesi tööl, kes on ligi miinimumpalgaga, eks ju. Me kompenseerime kütust 3000 eurose kuupalgaga inimesele 30% rohkem kui miinimumpalgaga töötavale inimesele. Et siin teatud mõttes minu õiglustunne on nagu riivatud, et miks siis juba mitte 3500 panna palgaks, 550 eurot kuu kompenseerimiseks ja 50 senti kilomeeter. Et kui juba, siis juba nagu. Ta on hästi vajalik mees meil. Ma kommenteerin selle ära, et lühike kommentaar ongi, et kokkuhoid tuleb kas või sellest, et Lääneranna halduse
juhatuse liikmel oli sõidukompensatsioon samas suurusjärgus, me ei suurenda kulusid, jääme nende kulude piires, mis on ja tegelikult vähendame, on lühike kommentaar. Nii, aga panen siis hääletusele vallavalitsuse liikme ameti määramisele ja tema siis ülesannete ja palga määramisega, et palun andke käega märku, kes on nõus selle otsuse vastu võtmisega. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aitäh, kes on vastu? Andke käega märku. 1, 2, 3, 4. Ja kes on erapooletud? Ja Triinu ei olnudki meil, selge. Aitäh, otsus on vastu võetud, nüüd tagasi tulla ja asume siis oma päevakorra selle kõige kuumema punkti juurde, valla eelarve. Nii, palun siis vallavanemale on ettekandeks sõna. Aitäh! Et alustuseks tänan kindlasti allateenistujaid, finantsjuhti ja allasutuste juhte, et eelarve esimeseks lugemiseks kokkupanemisel selle ajaraami jooksul, et oleme need numbrid suutnud üle vaadata, mingeid kohti täpsustada ja eesmärk oli, et jaanuari volikogus niigi palusime nädala pikendust, tagantjärgi ütleks, et mõni päev jääb ikka alati puudu. Aga kindlasti vahepealsel perioodil ja teise lugemise käigus eelarve täpsustub, aga hea tagasiside ja küsimused komisjonides on mõned kohad, mis juba praegu teame, et saab ära kirjeldada või täpsustada. Kuid tulles siis eelarve sellise üldise iseloomustuse juurde, et kõlan nagu rikkis plaadimasinaga, siis ütlen, et nina vee peale eelarve on, et mis on kindlasti parem kui oleks joonlauaga kärpimise eelarve, et valla tulude pool 11,6 miljonit eurot, kuludeks 10,09 miljonit eurot ehk põhitegevuse tulem 1,51, et selles osas pilt ju hea, samas varem võetud kohustused on vaja täita ja selliseid lisainvesteeringuid või ka lisa suuri muudatusi 2026. aasta eelarves väga palju planeeritud ei ole. Mis see eelarvepilti kindlasti siis mõjutab, ongi siis Lihula koolimaja järelmaks ehitajale 3 aasta jooksul suurusjärgus 100 000 eurot kuus, aastas natuke alla 1,2 miljoni ja laenukohustus koos põhiosa ja intressimakse suurusjärgus 450 000 eurot. Eelarvepiltiga mõjutab eelmisel aastal valla poolt Lihula soojusele üle antud väikekatlamajad, et 550 000 eurot, kuid raha reaalselt liikunud ei ole. Seda otsust, et Lihula soojus vallale kuuluv ettevõte selle välja maksaks, eeldaks, et Lihula soojus võtab laenu. Saan mina nii sellest aru, praegult seda planeeriti üle, aga mis saab Lihula soojusest edasi, kas seda erastada, mis oli varasem plaan või jätkab vald soojamajanduse korraldamist? Vähem või rohkem tuleb seal igal juhul arvestada, et ettevõte oleks jätkusuutlik, investeerimisvõimeline ja samas see eesmärk, et küttehinnad oleksid mõistlikul tasemel. Et suures pildis saame hakkama, kindlasti võib seda infopunkti all käsitleda, aga markeerin ka siin ära, et mida igas komisjonis oli teemaks, et on tehtud otsus Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt 2,8 miljonit eurot. Rahvakeeli on see nimetus lammutamist, toetus, pikem nimetus on sellel vähe kantseliitlikum. Et eesmärk on kindlasti see toetussumma mitte tagasi maksta, vaid rakendada, kuid see eeldab, et meil varem planeeritud Virtsu koolimaja asemel sellises mahus on teisi objekte lammutamiseks pakkuda või meil lubatakse mõne teise omavalitsusega kokku leppida, et riik saavutaks eesmärgi, et tegelikult mis on üldine eesmärk ka kindlasti kohalikul omavalitsusel, et energia mõttes ebatõhusaid hooned oleks vähem ja kulud ka selle võrra väiksemad. Ehk siis, et kas mõne teise omavalitsusega saame kokkuleppe teha. Olen komisjonides seda ka tutvustanud, et Riigi Tugiteenuste Keskusega nii meetme kontaktisikuga, aga ka Riigi Tugiteenuste Keskuse juhtkonnaga oleme suhelnud, oodatakse
et lähiajal lähme kohtuma, aga siis juba tooksime erinevad variandid laua peale. Aga eesmärk kindlasti on, et valla nii arengu mõttes kui ka tehtud otsuste mõttes me saaksime lisavahendeid juurde. Et me ei ole loobunud sellest, et 2,8 miljonit eurot tagasi kanda ja saime ajapikendust selle aasta lõpuni ja mida Riigi Tugiteenuste Keskus loomulikult rõhutas juhtkonna tasandil ka, et tegemist on konkurentsipõhise taotlusvooruga, ehk siis, et meie punktide arv ei tohi langeda allapoole, kui praegu teed taotluses esitatud, aga kas need variandid üht või teistpidi sobivad, et neid kaasamõtlejaid ja tänan on siin laua ääres päris mitmed ja siin ei jookse piiri ei piirkondade vahel ega koalitsiooni või opositsiooni vahel, vaid et mõeldakse kaasa, kuidas valla elu see lahendus leida. Aga eks siis saab sellest rääkida, kui jälle täiendavat infot tuleb. Mis muudatused eelarves suuremas pildis siis sisse tulnud on, siis Metsküla erakooli toetamine on planeeritud haridusvaldkonnas suurusjärgus 57 000 eurot. Põhineb siis arvutusel 41 õpilast, 12 kuud ja 116 eurot. See on summa, mis me maksame ka teistele omavalitsustele, kui lapsed käivad teise omavalitsuse koolis. On küsitud nii volikogu liikmete poolt kui kogukondadest kui ka ajakirjandust on huvi, et Riigikohtu lahendi valgusest, et mis saab edasi siis Virtsust koolist ja ka Koonga koolist, et Koonga kooli esindajatega on planeeritud kohtumine, kas järgmine või ülejärgmine olema, mis aeg neile sobib. Ja Virtsu puhul ka lapsevanemad saatsid kirja, et kas 5. klass avatakse mitte. Esimese prognoosi põhiselt, sellist on Lääneranna gümnaasiumi direktori info, et Virtsus 5. klassi avamine tähendab suurusjärgus 30 000 eurot lisavahendit. Aga juba siin hariduse valdkonna juures markeerin ära, et see on kindlasti eelarves see lõik, mida me nüüd esimese ja teise lugemise vahel veel kord koolidirektori ja vallavalitsuse hariduse eest vastutajatega vaatame üle, et kõik need numbrid, mis 26. aastasse planeeritud on, et kuidas need 25. aastal oli täitmine ja kuidas ta on mõjutanud siis kooli tegevust laiemalt. Üks märksõna on olnud üldine palgakorraldus, mis on Lääneranna gümnaasiumil aidanud palga keskmisele tasemele 2400 eurot viia, mis on hea tase võrreldes ka teiste omavalitsustega. Ja ma kindlasti ei ole seda meelt, et kõik, mis varem on tehtud, tuleks teistpidi pöörata, et lihtsalt see palgakorralduse juures ükskõik mis korda sisse viies tasub kas siis poole või aasta pärast, kui see on rakendunud, vastastikku maha istuda ja läbi arutada, kas on midagi, mis vajab täpsustamist või kõik läks nii nagu plaanitud. Aga see, mis puudutab hariduse eelarvet, et ma praegult veel ei ütleks, et 30 000 eurot tuleb lisaks leida, vaid Lääneranna gümnaasiumiga vaatame olemasoleva eelarve sees ringi. Ja see kehtib väga palju ka teiste allasutuste puhul, et mõned muudatused, mis on eelarvest tulnud, on pigem olnud ridade vahelised, üldnumbrid on jäänud samaks. Palgad, mis meid mõjutavad, seni on kinnitamata tööandjate ja töövõtjate vahel miinimumpalk riigi tasemel, et on räägitud, et märtsi alguseks võiks olemas olla, ehk siis jälle eelarve järgmiseks aruteluks on meil ka see pilt selge, et miinimumpalga saajad meie vallas on, kui praegu on see vist 886 eurot sinna kanti, siis arusaadavalt töövõtjad soovivad rohkem ja tööandjad vähem, aga need on need läbirääkimised, mida me vaatame kõrvalt. Kus ta meil mõjutab, ka hariduskomisjonis tollel hetkel jäin vastuse võlgu, aga praegu täpsustan siis, et lasteaia kohatasu on 5% alampalgast, ehk kui Lääneranna gümnaasium peab lasteaia kohatasu siis vastavalt korrigeerima, kui alampalk muutub, aga ta ei muutu tagasiulatavalt 1. jaanuarist riigi vaates, vaid eelduslikult siis 1. märtsist või 1. aprillist, et see jälgime ja vastavalt sellele ka kohandame. Kultuurivaldkonnas suuremad investeeringud on planeeritud siis lõppeklubihoone 700 000 eurot, natuke rohkem on toetust, 300 000 on valla omaosalus, energiatõhusustööd. Lihula kultuurimaja taotlus veel vastust ei ole saanud, 500 000 eurot energiatõhusustööd, seal omaosaluse nõuet ei ole. Mis on kultuurivaldkonna investeeringutest muutunud võrreldes siis detsembri alguses saadetud
eelarve esimese versiooniga, siis korrektselt eelmine vallavanem tähtaeg vist on 1. detsember, kui tuleb esitada, et mis on muutunud, et siis Lihula mõisa peahoone külje ja tagafassaadide remonti ei ole planeeritud, kuna toetus 100 000, aga siis hanke tulemusel või hindade võtmise tulemusel selgus, et valla osalus peaks olema teine 100 000, siis seda võib nimetada märksõnaga esteetika investeering, et väga esifassaad on korras, hoone on heas seisukorras, et praegusel juhul pigem see edasi lükata. Muinsuskaitseamet on e-kirjaga öelnud, et on võimalik lükata 2027. aasta lõpuni või kasutada osaliselt toetust, et seda me ka siis muuseumiga oleme korra arutanud, et kas võtta osaliselt otsus vastu või siis lükata edasi. Küll on muuseum saanud Muinsuskaitseametilt ka järgnevat toetuse ja siis julgen seda öelda ka varasema töökogemuse pealt nii Lihulast kui muudest ametitest, et Lihula linnuse müüride konserveerimine, milleks toetust saadi, on kindlasti palju kriitilisem kui fassaadi korrastamine, et see on juba ajalooliselt väga kehvast paekivist ehitatud linnus, et see lagunes siis juba, kui Ordu ja piiskop seal koos toimetasid, kui korraks ajalukku hüppab. Neid kaebusi juba tollel ajal oli. Et ja muuseumit puudutab ka, mis on nüüd valmis saanud erinevate toetuste toel, ka valla omaosaluse toel, siis Viinaait. Praegu on planeeritud, et märtsis sisustamine käib, aparaate ja agregaate järjest on saabunud, et märtsis võiks olla ta sellises valmisolekus, et nii puiduvärkstuba kui keraamika, sealt saab alustada, aga mis on selline uudne teenus, ma arvan, ka üleriigiliselt, et Viinaaidas siis tuleb arheoloogiliste leidude konserveerimiskeskus ja selle võrra on ka muuseum planeerinud omatulu suurendada, et kui seni oli neil omatulu, mis põhiliselt tuli piletimüügist, rendist ja ekskursioonidest 9000, siis esimesel aastal on planeeritud Viinaaida käivitamiselt omatulu 10 000, eks seal on kulud ka, see kõik ei ole nii-öelda kasum, aga julgen ka kinnitada, et arheoloogilisi leide, kuna arheoloogia ja arheoloogiahuvilisi tuleb juurde, leide tuleb maapinnast aina rohkem, aga keegi neid ei konserveeri. Kui me selle niši suudame siin vallas selle muuseumi võimekusega ära katta ja keegi selle eest on valmis maksma, siis me oleme leidnud hea võimaluse muuseumi nii tegevusteks kui ka võimaluse lisatulu teenida. Sotsiaalvaldkonnas suurem muudatus on siis hooldekodus, hoolduskomponent, mida vald on toetanud 465 eurot, siis hooldekodus oleva inimese kohta, siis tõsta see 500 euro peale. See 465 on võrdluses teiste omavalitsustega siis sellise alumise piiri peal. On kindlasti mulle, kindlasti valla sotsiaalvaldkonna inimestele helistatud juba, sest et osad hooldekodud juba teistes omavalitsustes ka juba tõstavad hindasid ja ei pruugi nii-öelda selle toetuse ja koos pensioniga ei jaguda enam ka hooldekodu maksuks, et ootus on igal pool, aga seal ta kindlasti on ka väga kriitiline. Üldiselt muud toetused jäävad samale tasemele, sünni ja ranitsa matuse ja sünnipäeva toetus. Personalikuludest juba ka eelmises punktis käsitlesime, et mõned ametikohad praegu plaanis ei ole täita ja mitte sellepärast, et vajadust ei ole hangete tegemiseks või projektide juhtimiseks, et hangete tegemisel kasutame vajadusel hetkel vastavalt kui palju ka hankeid on, seda tuleb hinnata, et kas on nii-öelda 40 tundi nädalas, 52 nädalal tööd või tasub seda teenusepõhiselt sisse võtta. Aga praegu ka majandusosakonna juhataja konkurss, mis eile oli tähtaeg, et on võimalus juhatajal oma meeskonda moodustada, kas see koormus saab olla suurem või väiksem, ostame sisse, täpsustub, hetkel planeeritud, igal juhul täismahus ei ole. Sama on projektijuhiga, et projektijuhil mitmed projektid on meil töös, vajavad loomulikult silma peal hoidmist, aruandlust, et seda ka praegu arendusspetsialist osaliselt täidab, aga täiskohaga projektijuhti ei ole planeeritud hetkel võtta. Kui on häid ideid ja projekte, siis on seal samamoodi ka võimalus vajadusel head projekti kirjutajad teenusena sisse osta, et või kasutada varasemate projektijuhtide abi, aga täistöökohta pole planeeritud ja avalike suhete nõunikul ka, et hääleranna teataja ilmumine jätkub, toimetaja on olemas, aga eraldi avalike suhete spetsialisti täiendatud teist töökohta, mis eelmises koosseisus oli, ei ole planeeritud. Suurem muudatus, mis mõjutab
eelarvet. Kindlasti on ka ju varem täitmata olnud koht, IKT osakonna juhi koht või nimetame IKT juhi koht, et meil on nii vallas kui ka Lääneranna gümnaasiumis IT-spetsialistid, kes saavad jooksvate muredega aidata, aga selline süsteemne ja strateegilisem vaade, et kes seda koordineerib ja samas ega ma ei näe, et keegi saaks ainult strateegiatega tegeleda, et käed külge tuleb ka panna juhtidel. Et siis IT-valdkonna juhi konkurssi kuulutas eelmine vallavalitsus välja, mind tollane vallavanem kaasas ka valikukomisjoni, küll natuke etteruttavalt, mida ma tollel ajal ka mainisin, aga eesmärk oligi, et mõned asjad sujuvalt edasi läheks, et valik on tehtud, 9. veebruaril alustab IKT juht Lääneranna vallavalitsuses Mart Nigula nimeks. Meie vallas siis varem suvitanud, nüüd rohkem püsivalt elav inimene ja siis ootused on suured, et 2 valdkonda toon välja. Üks on infoturve, et ma arvan, et 78 omavalitsuse seas 70 omavalitsust ei suuda selle teemaga nii süsteemselt tegeleda, kui võib-olla riigi ootus ongi keeruline teema. Ja ütlen ka, et puhtalt isikliku arvalt infoturve teinekord võib olla ka selline tüütu teema, et erinevad reeglid, kuidas üht või teist keskkonda kasutada. Samas sellest probleemist saab siis aru, kui kõik vastu taevast lendab. Siis süsteemid kokku jooksevad või pahakane sisse tuleb, natuke selline paralleel riigikaitsega, et kunagi ei tahaks, et läheb vaja reaalsuses, aga kui sinna ei panusta, siis oht on suur. Et see on kindlasti üks valdkond. Mitte, et nüüd IKT juht üksi seda tegema hakkab, aga meie kodulehe uuendamine seisab juba tehnilistest vajadustest tulenevalt eest, ma arvan, et see platvorm väga kaua veel üleval ei püsi ja teine on ka sisuline, sisu poole pealt aitavad teised kaasa. Ja kolmas vaade siiski ka, et laiemalt valla allasutused, et nad saaks tuge, olgu nad siis teenusepakkujaga, üldine köhimine, teenusepakkujaga suheldes, et näide lihtsalt Lihulas valguskaablid on erinevates kohtades välja veetud, aga mõni allasutus ütleb, et valguskaabel tuleb majja sisse, aga mis edasi saab, et seda võimekust ka suurendada, et oleks selline pikem vaade olemas. Ja kui vähegi töölauale ruumi juurde jääb, siis et see on paljud omavalitsused seda lubanud, meie kindlasti ka läbi aegade erinevate valimiste käigus, et üldine internetiühenduse kättesaamine üle vallas, et seal loomulikult üks inimene ei vii kõiki projekte läbi, vaid et toomab seda erinevaid meetmed, infot ja oskab nii-öelda õige ukseni juhatada, oleks juba samm edasi, et see siis personali kuludega. Mis muudatus on ka toimunud, on siis, et Lääneranna haldus sellisel kujul, Lääneranna haldus jätkab, aga me praegu ei planeeri teha sellest Lääneranna haldusest suuremat haldusettevõtet, mis hõlmab kõiki allasutusi ja kõiki erinevaid teenuseid, mis puudutavad haldust, vaid vähendatud mahus. Praegune Lääneranna halduse juhatuse liikme volitused lõpevad 30. jaanuar, uue liikmena alustab Lääneranna gümnaasiumi haldusjuht nii-öelda lisatööna. Mõnes mõttes liiguvadki asjad ühe vastutaja ja erinevate teenuste haldaja kätte, et vahelüli jääb ära ja sealt juhtimiskulusid ka selle võrra hetkel vähendamine. Puhtalt enda arvamusena ütlen välja selle, et me välistame tulevikus sellisest haldusfirmat suuremas mahus vajale, aga see tuleb siis kõigi partneritega, just allasutustega läbi rääkida, ka ootustega vallavalitsuse osas, et mida siis sinna halduse alla kuuluma peaks, kuidas on töö korraldatud, kuidas on hinnastatud, et nii riigi kui kohaliku omavalitsuse tasemel keskseid teenusepakkujaid ikka moodustatakse. Ja kui on hästi juhitud, siis nad võivad olla kasulikud, kui protsessid on kokku leppimata, siis ta teinekord tekitab segadust rohkem kui asi väärt. Ja viimane, mis ma investeeringute puhul praegult ära markeerin, et vallateede ehitus, et jätkuvalt väga oluline, et pigem siin suhteliselt värske vallavanemana ütlen, et tuginen siis eelkäijate arvamusele, kes on öelnud, et 200 000 on miinimum, mis aastas planeerida vallateede korrashoiuks, et siht sellele, et vallateede korrashoiul lisaks numbrile oleks ka teehoiukava, et see kindlasti on plaanis ka
lähikuudel kokku leppida, et kuhu investeeritakse. ja mis toetustest veel välja toomata, et Virtsu kalasadama arendamine, toetus 136 000 eurot, valla omaosalus 67 000 eurot. Selle puhul on eesmärk, et ka veebruari esimeses pooles lihtsalt pole jõudnud kõigi nüanssidega seal tutvuda, et kasusaajate arv, otsesed kasusaajad, mis tulevikus edasi saab, lihtsalt seda infot natuke rohkem arvan nii vallajuhtidel kui vallavolikogule, et aga praegu on ta igal juhul planeeritud siia reale ja lisaks väiksemad korterite remondid, mis vallale kuuluvad, et kui neid remonti ei tee, siis neid korterid ei ole võimalik kasutada. Pluss mänguväljakute uuendamine Varblas, Koongas ja Lõppel. Et komisjonis sai ka enam-vähem samad teemad üle käinud, kui midagi jäi välja, ehk siis küsimuste käigus tuleb aga eesmärk oleks siis, või meie poolt ettepanek vallavalitsuse poolt oleks, et 12. märts, kui korraline volikogu toimub, plaanide järgi ta oleks siis teine neljapäev, võiks olla teine lugemine, vahepealne periood siis ettepanekute aeg ja eelarve täpsustamine. Aitäh! Aitäh, Tarvil! Kas Eda Männil on kaasettekandjana soovid ka midagi lisada? Pigem kui on küsimusi, siis või näidata küsimuste vastu. Jaa, Antti, palun. Mulle jäi meelde, et see 5. klassi avamine Virtsus, et maksab ikkagi 30 000. Et kas see direktor esitas selle kohta ka mingi korporatsiooni või viskas lihtsalt numbri välja? See on praegu väga värske info, et lihtsalt, et hoida kõiki samas infoväljas, ütlesin selle numbri, aga samas ütlevad, et sellesse numbrisse hetkel ei tohiks kinni jääda. Üks õpetaja on selle, et Janne täpsustas, jah. Kommenteerin seda korra, kohtusin täna Rasmus Ilturiga hommikul kell 11, kuidas siis Virtsus ikkagi seda 5. klassi avada. Tema ootab volikogu eelnõud siis kooli põhimääruse muutmiseks ja ta ootab seda eelnõud vähemalt 3 nädalat enne volikogu, et ta jõuaks läbi viia siis hoolekogu, õpilasnõukogu ja õppenõukogu koosolekud. Ja me ei jõua sellega volikogusse ilmselt enne kui 12. märtsil samamoodi, sest järgmine volikogu on juba liiga ruttu selleks. Tema hinnang oli siis, et see võiks maksta 30 000, aga ma küsisin ka täpsemalt kalkulatsiooni, kus see number tuleb, sest et see 5. klassi õpetaja saab tema hinnangul juurde siis 18 tundi ja kuskil 23-25 töötundi nädalas, mis ei ole päris täiskoht. Virtsus on täna õpetajatel ei ole täiskoormus kõigil, võib-olla on seal mingi võimalus kasvada. Kõmsi on variant, mida ta arvas, aga siis kuidas täpselt seda, kas tuleb konkurss, kas lahendatakse olemasolevat õpetajatega, seda siis juba selgitab direktor välja ja see kulu ka siis on veel selgitamisel, nii et see on esialgne hinnang. Aitäh! Aitäh! Eelarvega on päris palju erinevaid detailseid küsimusi, aga mida siin annab menetluse jooksul veel teha ka, aga praegu annaks juhtivale komisjonile, majanduskomisjonile. Võtaks küsimus ikka ära enne, et komisjon avaldab arvamust kui hiljem, kuna... Ma tegelikult alustaks sellest, kus me jäime selle vallavalitsuse tööjõukulude osas lihtsalt, et kui me ikkagi tutvusin selle eelarvega, siis suureneb tööjõukulude rida ligi 105 000 eurot. Me saame aru, et seal on kindlasti abivallavanema palk ja siin on ka arvestatud siis varasemalt see uue osakonna juhataja palk, aga kust selline kasv ikkagi realistlikult tingitud on, eriti kui vallavanem räägib, et palkasid tegelikult ei tõsteta ja ka vajalikke positsioone ei mehitata täielikult, et kuidas, ja sinna lisaks kohe küsiks, et kuidas siis sisuliselt ikkagi hankespetsialisti ja projekti spetsialisti töö kavatsetakse teha, et kas seda hakkab täitma abivallavanem või uus osakonna juhataja või kuidas need mehitatakse, need rollid, sest need on olnud need potentsiaalselt halvavad ikkagi vallavalitsuse töövõimekust ja pädevust, kui neid positsioone ei mehitata. Et kust siis see kasv tuleb, kui me ei mehita ja kuidas tegelikult ilma mehitamata siis ka see pädevus leidetakse? Jah, et selle eest, et tööprotsessid toimivad kindlasti vahetada vallavanemale, ehk siis,
et kas on palgal töölepinguga või teistmoodi hankes ostetakse teenusena sisse, ei ole midagi erakordset, vaid vastavalt vajadusele. Praegusel juhul ei näe, et projektijuhi kohta täita selles osas, et täis tööaeg kogu aeg oleks mõistlik. Samas loomulikult tuleb hoida silma peal selles, et üks projekt ei sellepärast kirjutamata või taotlemata, et kuna meil ei ole inimesi. Et praegu arendusspetsialist saab lisatasu, et ka need projektid, kus meil on siis lasteaias toimunud tööd või mujal, et me saaksime õigeaegselt kõik asjad sinna esitatud, aga samas juba tean, et ta tegutseb ka mõne uue projektiga ja korraliselt või tööprotsessi mõttes üle nädala istume koos, vaatame üle, mis laual on. Ehk siis, et ükski vajalik tegevus ei jää sellepärast, ei tohi jääda sellepärast tegemata ja ükski hange sellepärast läbi viimata, et meil ei ole hankespetsialistid, täiesti tavaline teenuse sisse ostmine. Nüüd sinna numbri juurde tulles, et vallavalitsuse kulud, siis seal ei ole ainult palgakulud, et ka IKT juhi tegevuskulude all on ka infoturbe peale planeeritud, kindlasti tuleb ka kodulehtkonnast. Summa summarum personalikuludest eraldi, et tuleb lisavajadus, et abivallavanemale palka maksta, ei kuskilt lisaks ei tule, vaid see on kõik vallavalitsuse eelarve piires. Lihtsalt mõned ametikohad paiknevad, kas toon ühe näite lihtsalt, tegelikult 2. jaanuarist eelmise aasta lõpus valiti siis välja vallale autojuht, 2. jaanuarist alustas, siis tema palgaraha on koolitranspordi reale, et puhtalt niimoodi personalikulud niimoodi saab välja tulla. No ikkagi selles mõttes detailset eelarvet vaadates, kus on konkreetne riga, et põhitegevuseks vallavalitsuse linnavalitsuse all ja seal on eraldi rida on tööjõukulud, siis sellel konkreetsel real on suuremini 105 000. Et minu küsimus, ma üldises mõistan, et vallavalitsuse kulus ongi need eelnevad protsessid, mis te kirjeldasite, kõik litsentsid, teenused, see on tõesti arusaadav. Aga minu küsimus ongi just konkreetselt 105 000 eurot, et vallavalitsuse tööjõukulude suurenemine, millest see tuleneb? On abivallavanema palk, IKT juhi palk ongi selle rea peal, et sellepärast see suureneb, see ei tähenda, et see jälle kuskilt mujalt tuleb ja selle võrra eelarve juhtimise mõttes mujalt tulebki mingid tegevusi ei ole planeeritud ellu viia, siis sealt kate tuleb eraldi või juurde vaja. Ja lisaks on 30. novembri 1. detsembri seisuga vallavanem ka tõstis mõningaid palkasid, mis on püsikulu ja tulevad samamoodi eelarvesse sisse, et sealt see summa võime. Et ikkagi mingid palgad tõusid lihtsalt selgus ees. See oli tollase vallavanema otsus. Jah, selgus. Aitäh. Ja Hardi. Nii, Merike, detailne eelarve rida 092128, et oleks meil siis kõigil selge. Koolide kohad. Lehekülge mäleta. Mis oli siis 09? Alushariduskoolide kohatasu. Jah, et koolide kohatasu 2026 aastal on kuluks 169 000 eurot ja 25 aastal oli kulu 55 000 eurot. Kust tuleb kogu kulu suurendamine 114 000 võrra, kui väidetavalt, ma saan aru, et Metsküla kooli, erakooli toetanud umbkaudu 57 000 on seal sees, et kuhu läheb see ülejäänud kulu? Täpsustame selle täpselt ära, aga Metsküla on seal sees. Jah, aga 50 circa on 55 on veel. Ja mul on seal veel jätkuküsimus ka, et ma siis loed selle ette, siis kuulame edavastuse. Et samuti, kuidas põhjendate, et Metsküla erakoolil makstakse 116 eurot Pille Kaiseli, koolidirektor Pille Kaiseli sõnul majanduskulude katteks lapse kohta, kui näiteks Lääneranna gümnaasiumile on ette nähtud 95 euri õpilase kohta kuus. Kust tuleb selline õpilastel vahet tegemine majandamiskulude kohta? Et võin vastata lühemalt või vastata pikemalt, et Lääneranna gümnaasiumi Lihula koolijoone ja ongi väga hea keskkond, kus õppida, ilma igasuguse irooniata. Metsküla kooli keskkond ei ole selline keskkond. Siin ei ole lastel vahe tegemine, lapsed on ju saanud väga hea keskkonna, kus õppida ja sisus ka kaasa aidata. Nüüd, kuidas see number 116 lõpuks on see ju ka volikogu otsus, võib tõsta ülespoole või tuua allapoole, aga võrdluseks on see sama maksumus, kui laps käib teise omavalitsuse koolis, mis see raha on, mis sinna kaasa läheb. Et erakooli toetamine, on ta üldhariduskool või huvikool, on valla
majas vallavolikogu pädevuses ka summa kinnitamine. Sealt tuleb see summa, aga jätkuvalt rõhutan seda esimest poolt. Ei ole põhjust tuua võrdlust, et kedagi koheldakse ebavõrdselt, et kuskil võibki olla samamoodi, et lõppeklubi on planeeritud miljoni krooni eest, miljoni euro eest energiatõusust ei tähenda, et me kuidagi ebavõrdselt teisi kultuurikeskusi kohtleme, vaid see on see vajadus hetkel, mis tuleb sinna panna. Numbrid näitavad kahjuks ju ebavõrdsust. aga me maksame eelmine aasta oli 13 miljonit põlga veel. uus maja vajab vähem hooldust kui vana maja. Ja ma saan sellest kõigest aru, aga mida tunneb lapsevanem 390 lapsevanemat? Hardi ikkagi peaks kommenteerima, kui sa niimoodi küsimuse püstitad, tekitadki selle, et me hakkame võrdlema Lihula koolimajas käivad õpilasi, kellel on Eesti parimad tingimused ja teised koolimajad, mis on ka oluliselt veel ei ole. Et ärme hakka neid omavahel vastandama. Me ei võrdle ainult Lihula, kõik õppekohad siis, peende sõna, mis ei sobib kellegi. Et ma tahaksin teada, et miks arvestati erakoolile makstav toetus selle põhjal, palju me maksame välja teistele, mitte selle põhjal, mis meil kulub endale. Sellepärast, et see, mis me maksame siia, ongi need, jah, üks on Lihula koolimaja, on ka teised koolimajad, mis kindlasti vajavad ka ühel või teisel hetkel rohkem panustamist. Et see vajadus, kui kas või ülalpidamisest ja keskkonnavajadus on Metsküla koolis kindlasti suurem kui Lihula koolimajas. Aga lõpuks selle numbri kujundab kuskilt numbrist alates tuleb liikuma hakata ja see minu meelest on täiesti adekvaatne võrdlus teise omavalitsuse koolist käival õpilaste tasumata. Ma teekski siin siis ettepanekut, et vallavolikogu võikski ju siis rehkendada kõigile ka gümnaasiumile lisaraha niimoodi, et on majandamiskulud 116 eurot õpilase kohta, et kool saaks siis osta omal bussi ja palgata bussijuhi ja oleks transpordikulud lahendatud. Ettepanek loomulikult tulebki võtta ja läbi arutada. Pane kirja ja Siis mina ettepaneku, mis Lihulas õpikohatasu tuli, võiks ju teistesse omavalitsus õppekohtadesse ka sama palju investeerida ja õpilase kohta, mis on palju õpilasi on ja tunduks ju ausalt. Palun edasõna. 2025. aasta eelarve on jah 81 000, eelarve täitmine on ligi 118 000. Sellest lähtuvalt on tehtud 2026. aasta prognoos. Eelarve täitmise järgi. Reaalse vajadus järgi. Reaalne täitmine oli siis kulukam, kui oli planeeritud. Siis me saame üks. Nii, veel küsimusi? Küsimus on selle Metsküla kooli toetusega, et Metsküla kool ju saab erakooli toetust. Saab ju. Õpilaste pealt. Ta saab õpetajate palgaraha, aga ta ei saa ülalpidamise raha, mis on lihtsustatud siis, et seda riigilt ei saa, et kas ta on 2 või 3 aastat siin asjaosales oskad paremini täpsustada 2 aastat, et millal erakool kvalifitseerub, seda ei anta kohe kaasa koos õpetaja rahaga. Ma arvan, et riigivaade seal ongi, et pikemaajaline kool on ennast tõestanud ja siis tuleb kaasa see riigipoolne tegevustoetus. Okay. Ma korra küsiks lihtsalt. Ma küsin ühe küsimuse veel ära, et laenu võtmine on 1,28 miljonit eelarves, et milliste projektide tarbeks see võetakse, et milliste investeeringute ja oma osaluste katteks või mis on selle eesmärk üldse? Ja see on hea küsimus, ma pidin ka märkima, et ma olin unustanud selle ära mainitud komisjonis mainisin. Et jah, 1,2 võib-olla vähem, seda täpsustame üle, et niisamad oma osalused, mis seal investeeringute kavas on, on lõppeklubi, aga tegelikult kohustuste täitma. Kui me saame 2,8 miljonit, seda laenu vajadus kukub mõtleks märgatavalt. Küsisin ka üle veel kord laenu valdud, kes on Luminori poolt ka siis, kui ametis asjad kirjutas kohe, et mis plaanid on, jätkuvalt pakkumine on jõus. Eile õhtul, täna hommikul suhtlesime, jätkuvalt pakkumine on jõus ja loomulikult ma ütlesin, et meil on praegu volikogus esimene lugemine, see on volikogu otsuse tasand, aga lihtsalt, et ma teaksin volikogule öelda, et kas see pakkumine on olemas samadel tingimustel, siis ta on. Aga see vajadus tuleb jah sellest, et saaks kohustused täidetud ja ka oma osalustega projektidele kaasa minna.
ma hüppaks korra nüüd täitsa teise teemasse, ma lihtsalt teile hariduskomisjoni liikmena seda ei küsinud, mõtlesin, et võib-olla on mõistlik seda volikogu laua taga arutada. Et võib-olla vallavanem saab lihtsalt paari sõnaga lisada, et seda kriisivalmiduse poolt tuleb hetkel eelarvest üsna vähe nii-öelda välja, seal mingid protsessid, mis on juba algatatud, käivad, mis on väga mõistlikud, aga lihtsalt kuna viimane näide siit ka jõulude ajast, kuidas katlamajaga oli probleeme ja kriisivalmidus on aina olulisem teema, arvestades maailma olukorda, kõike, mis ümberringiga toimub lihtsalt ilmastikuolude poolest, et kas siin on plaanis täiendavalt ikkagi midagi veel teha, kas on plaanis suurendada kriisispetsialisti, ma saan kriisikomisjoni spetsialisti kohta, et mis need nii-öelda järgmised sammud on, et vallaelanikud ka kriisikindlavalt ennast tunneksid? Ja, aitäh, et on mitu erinevat sammu, et selles suhtes kriisikomisjon veel esimest korda pole koos käinud, kriisi siis Ragne, kes meil neid teemasid haldab, esimesed jutud on räägitud, et kindlasti neid jätkuvalt ja ka riigi ootusi tuleb järjest rohkem juurde, et mis meil on tagatud või mitte. Et selline süsteemne ülevaade, et meil oleks vajalikeks tegevusteks rahalised vahendid olemas, kindlasti peab ka eelarves kajastuma. Nüüd on lihtsalt ka näite, et Lääne-Ranna gümnaasiumis generaatorid on olemas, kütet ei olnud planeeritud, planeerime kütte ka juurde, samamoodi mingid ühendamised. Et küsimus on igati põhjendatud ja peab kriisivalmidus suurem kuni infoni välja, et kus elanikud seda infot leiavad. Kriisivalmidus on natuke haakub Kertsuskeskused, samamoodi planeeritud sama summa jätkumine. See pigem on see, et meil oleks neid partnereid, kes on valmis Kertsuskeskusi üles. Kui nüüd katlamaja puudutada, siis pigem ei ole rahaline, vaid on tegelikult kokkulepped, kuidas info liigub. Et kuidas info liigub ja mis hetkel peab info liikuma, et tänapäeva maailmas ennatlik info võib tekitada rohkem muresid ja kui info kinni jääb, on teine probleem. Et seal pigem, mis meil nii-öelda nimetame siis info liikumise liinid on vaja üle käia. Ja tähelepanelikult jälgime ja kohe vastu peaks tulema ka valla infokanalitele, et need toetused, mida riik pakub, üks puudutab eile tuli kiri korteriühistutele toetusvariantite loomiseks, et seal ongi, et seda infot tuleb erinevatest kanalist palju peale, et me suudame selle kontsentreerida, selle olulise osa viia oma valla elanikeni ja samas enda ettevalmistusplaanid kõik üle vaadata. Et kriisikomisjoni esimest koosseisu on uuendatud, esimest koosolekut ei ole olnud, aga kriisivalmidus, kes meie vallas on koordineerinud, et esimesed jutud põhjalikult on räägitud. Hegert tahab ka kommenteerida. Ma vastaks just otseselt selle samale küsimusele, selle kriisivalmiduse peale tegelikult enamus osas koordineerib seda Päästeamet ja sellised asjad on eelneva kriisikomisjoni poolt tegelikult kaardistatud. Ragne ja Ingvar, ja ma olin ise ka selles eelmises, Ragne ja Ingvar väga suure töö teinud, et seal tegelikult murekohta nagu ei ole, meil on seal on kõik paigas ja seal ongi nii katlamajadega, selle jaoks on Lihula soojusest, on liige sees veevärgist, et nagu tegelikult on igal ütleme Lihula soojusel, neil on enda kriisiplaan veel. Et see ongi nii suur projekt, et ega sellega kõik volikogu liikmed, seal polegi mõtet tutvuda selles suhtes, et ega tegelevad, kui on vaja, tegelevad need samad inimesed ja et jah, ma kiidan Ingvarit ja Ragnet selle koha pealt eelmise selle tööga, et seal nad on meid sundinud hästi palju kaardistama ja kõike. Ja me oleme proovinud ka lasteaiale sai juhul järgi panna ja kõik toimis ja Päästeameti rahastus, seda ei saagi siin palju näha, sest Päästeameti rahastus võib tulla aasta keskel ja näiteks suvalisel ajal ja ka nende poolt mingid nõuded võivad tulla ettearvamatult, et neid ei saagi ette arvestada. Aitäh! Kas me oleme nüüd valmis kuulama majanduskomisjoni seisukohta? Jah, palun Andres. No majanduskomisjon samamoodi istus koos ja tunde arutas ja osa küsimused kattusid ja osa olid veel mis kellelgi südamel mis oli tähelepanekuid ja põhimõtteliselt ega siis väga pikalt siin meie kokkuvõte oli üsna selline, et vallavalitsus on tublit tööd teinud, alus korraliku eelarve tegemiseks on olemas ja siit tuleb nüüd edasi minna, kus kõik volikogu liikmed saavad seal osaleda ja teha oma ettepanekuid järgmiseks tugemiseks ja laias laastus oli meie ettepanek siis lõpetada
esimene lugemine ja suunata teisele lugemisele, andes siis vallavanem ütleb siis tähtaja, millal keegi peaks siis kõik, kellel südamel midagi on, siis üles kirjutama, ettepanekut saatma vallavalitsusele ja et me saaks seda siis edaspidi menetleda ja arutada. Aga korralik toorik ehk alus on olemas ja tööd on, nagu leidsime ühiselt ka vallavalitsusega, et tööd veel on vaja teha, on vaja täpsustada, neid punkte oli üsna palju tuli seal kokku, millega nad ka tegelevad, noh arusaadavalt ei ole õudnud kõigega tegeleda. Aga meie ettepanek on siis suunata teisele lugemisele, anda tähtaeg jälle ettepanekute esitamist. Aitäh. Et vallavanem pakkus, et ettepanekute tähtaeg võiks olla 12 veebruariks ja majanduskomisjon teeb ettepaneku suunata teisele lugemisele, nii et palun siis andke käega märku, kas te olete nõus. Ma küsiks lihtsalt täpsustuseks, et saime eile vallavanemalt infot, et on plaanis teha 2 lugemisega vastuvõtmine ja teises volikogus teist lugemist ei tule ja kolmandat lugemist ei tule üldse, teine lugemine ja siis võtame vastu. Et kas siinkohal on võimalik teha ettepanek, et teha ikkagi 3 lugemisega võimalikult korrektselt. Eriti arvestades, et eile öeldi, et teiseks lugemiseks ikkagi täpsustab kõvasti veel eelarvet, et sellel juhul võiks saada ikkagi aega ka teise ja kolmanda lugemise vahepeal. Jah, et siin ma siis niimoodi volikogu otsustab, et on vist võetud ka teise lugemisega, aga siin ma vaatan vallasekretäri, et millised need kõige paremad lahendused on, et omavalitsuse eelarvega ei ole varem kokku puutunud, muidu tavaliselt tõesti 3 lugemist, et sobivad need variandid, mis mõistlikumad on. Tähtaeg on millal meil? 12 veebruari. Ei, ma mõtlen eelarve vastu. 30. märtsiks. Siis peab olema. Et me võime 3-ga teha ja siis laiali minna ja... Minu mõttes teine ja kolmas võib olla ühe koosoleku. Et selles mõttes me ei tähenda seda, et me ei jõuaks märtsiga vastu, et meil on terve veebruarikuu siin vahel õiguslikult, et tegelikult on võimalik ju teha 3 lugemist. Meil on ju veebruaris istung ja me võime ka märtsis teha varasel lisaistungi 3. lugemiseks. See ei ole ju probleem, me istusime detsembris siin. Aga siis teeks ikka nii, mina näiteks see, minu arust ka see 10. veebruar see ettepanekute esitamisel on liiga pikk tähtaeg. Selles mõttes, kui seda keegi kohe ei tee, siis ei teegi. See õunub selleks ajaks ammu ära. Mina annaks ettepanekute tegemiseks aega näiteks siin 2 nädalat. Ma ei tea, palju see on või ma ei tea. Ja siis järgmises volikogus, kui vallavalitsus pole ikkagi kõiki asju saanud jõuda, aga me saame need ettepanekud tehtud asjad ära arutada ja öelda, et siis on teine lugemine. Et no selles mõttes, et siis me oleme mingi vaheetapi ära, et need ettepanekud, mis volikogu poolt tulevad ja need saaks ära menetleda. Ma menetlusliku poole pealt ütlen lihtsalt, et kui anda praegu 2 nädalat aega, siis 5. veebruar ja järgmine volikogu on eeldatavus 10. veebruar, siis järgmises volikogus ei ole võimalik seda... Ei, aga veebruaris võib 2 volikogu teha. Ei, aga me võime siis teha 10 päevaga. Tegelikult, kellel need ettepanekud on, siis need peavad ära tegema, need teevad rutem ära, sest nii või naa kuu aja pärast keegi ei mäletagi ja jääb niikuinii tegema. Ma siin lisan, 10 päeva. Probleem ei ole selles mõttes, see tähtaeg võib lühineda selle ettepanekut esinemiseks, sest minu ettepanek oleks see, et me teeks seda 3 lugemises, et lihtsalt palun loeme siis teist korda 10. veebruar ja kolmandat korda 12. märts, et siis me jõuame ilmselt õigeaegselt vastu võttud. Eelnevad 4 aastat on näidanud, et loe seda 3 korda või loe seda 4 korda, tuleb 3 korda ikka aasta jooksul muuta eelarvet. No proovime uut praktikat teatud tava alustada, et ei ole see kuna siin vallavalitsus ütleb, et 10. veebruari, kui meil järgmine istung, et siis selleks ajaks me ei jõua sisuliselt nendele ettepanekutele, ei saa vastuseid, et sellel lugemisele veebruaris ei ole väga sisuline siis. Kõigi huvides, et ta ei oleks formaalne, vaid oleks sisuline, et meil oleks tulema mingil hetkel lisaeelarve vajadus võib ka alati tekkida. Aga te esitate ettepanekuid, me omakorda peame neid hindama ja üle vaatama, siis teist lugemist 10. veebruar oleks ennast. See, et 3 lugemist toimub, siis pigem planeerida. Oota, aga mis selle 10. veebruari see põhjus oli, kas sa seda vist ei ütelnud või? Et miks ta peab olema 10. veebruari? 19 võiks näiteks olla. Volikogu või 17 või? Tunnustamise pärast. Ei jõua valmis need Selleks jooksnud küsimus pandigi seda aru. Volikogu peab kinnitama
tunnustuskomisjoni tulemused ja tunnustamisüritused. ühesõnaga lihtsalt jah, et oleme selles mõttes ja saame sellest aru, et see nii-öelda algne plaan võib jääda, aga selle juurde on võimalik lihtsalt, ma ei tea, märtsi või siis liigutada märtsi volikogus, nii et saab teha selle 3. lugemise eraldi lihtsalt iseseisvalt. Et aga lihtsalt see 3 lugemist ei no 3, ei seda ei pruugi olla, kui saadakse küsimustel vastused, ei ole seda 3. lugemist vaja. aga lihtsalt, et oleks ruumi võimalus jätta 3. No ikka peaks, sest praegu ei ole ju päris selge. Et ühesõnaga teeks siis niimoodi. Teeme praegu nii nagu on ja kui vaja, saame märtsis veel ühe volikogu. Jah, see on ka teise lugemise. Palun nüüd vaikust ka natuke, kõik räägivad korraga. Et ikkagi 10. veebruariks, 12. veebruariks kirjalikud ettepanekud. 10. veebruaril on meil järgmine volikogu, aga siis ei ole meil mõtet lugemist teha. Ja vajadusel teeme siis lisalugemise märtsis, et seda saame siis märtsis otsustada, kas me saame loetud või vajame 3. lugemist veel. Aga panen nüüd hääletusele selle, et esimene lugemine lõpetada ja suunata teisele lugemisele. Palun andke käega märku, kes on nõus. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Suur tänu. Siis palun öelge, kes on vastu. Näidake käega, kes on vastu. Ei ole? Ja kes on erapooletu. Leelise järjel peab keegi üle võtta. Ja see on vahetult. Alati võib ettepanekud varem esitada, 12 on viimane tähtaeg. Nii, suur tänu ja et suur töö on veel selle eelarvega ees, eks ju, aga nüüd meil on jooksvate küsimuste punkt ja üks küsimus ongi see, et siis järgmine volikogu on meil plaanis 10. veebruaril ja on plaanis see siis teha väljasõiduistungina Lõppel ja külastada Lõppe neid siis vallaasutusi Lõppel. Nii palju kui seal on neid veel. Nii palju kui seal on. 2. Praegu on ettepanek teha see kell 2. Et enne seda, kuidas teile tundub, et enne seda kohtuks nende vallaasutustega ja volikogu koosolek oleks kell 2. Kas see sobiks? Ja siis on 12, ma saan aru umbes või? Mis kell siis? Et 12. kohtuks asutustega. Mis kell see aeg on? Siis kell 2 oleks volikogu koosolek ja meiega on soovinud kohtuda 2 taastuvenergia arendajat, nii Utilitas kui Evecon. Et nendega ka eraldi teha kohtumised, aga see oleks siis, ei pea olema volikogu koosolek, vaid et need volinikud, kes on huvitatud siis taastuvenergia küsimustest, et need oleksid pärast volikogu koosolekutel nendega kohtumine. Aga arutelu, et kuidas teil... Kas me planeerime ka mingisugust sõidukompensatsiooni nendele volikogu liikmetele, kui me peame hakkama käima ringiratast? Hea küsimus. Ei saa ju. Ole nüüd ikka, kus seda. Ma sõidan kogu aeg. 35 kilomeetrit. See on võimalik alati otsustada, aga see ringiratast kõlab niimoodi, et kes tulevad Varblast või Virtsust liiguvad, siis nemad maksavad kogu aeg sõitu. No ma seda tahangi öelda, et nendel peaks ju kompenseerima. Volikogu liikmel on kompensatsioon määratud tasu ju on istungi eest. Need on erinevad asjad, sõber. Sõidukompensatsioon on üks asi ja tasu volikogu istungi eest. Siis tuleb mul see päev maha võtta, sellepärast et ma ei pea nagu üldse sõitma. Jah, see on ametlikust sissetusest ilma. Aga ühesõnaga see ettepanek, mõtleme selle peale, et võib vormistada selle ettepaneku. See ei ole tegelikult opositsiooni hea töö tulemus või see opositsiooni hea töö tulemus. Lähetuse saab ka alati vormistada, nii et... Nii, aga kas praegu võime veel natuke täpsustada neid kellaaegu väljaspool istungi aega ka, et kes on huvitatud nendest taastuvenergia ettevõtete kohtumisest ja kes on huvitatud Lõppe siis asutuste külastamisest, aga siis volikogu istung on kell 2, et selleks ajaks võiks olla kõik volinikud olemas. Kas on veel jooksvaid küsimusi? Aga siis kuulutan istungi lõppenuks ja suur tänu teile!